Tere minu poolt ja kõigil kõhud täis, hea olla. Paneme korra pead tööle natukene, ehk siis kui me näeks maa alla, siis millise hoone katuselt võiks avaneda selline vaade? Võite pakkuda? Võtame natuke zoomime välja, võib-olla lihtsamaks läheb. Kortermajas kortermaja paistab, aga mille katusel me oleme? Pärnakad teavad. Aga jah, Pärnu kontsertmaja katusel siin meil väiksem hoone, seal on jahutusjaam, kus meil jahutustorud välja lähevad ja seal kõrval on kortermaja. Et kissi võimalused võimaldavad meil näha kohti, mida muidu palja silmaga ei näe ja käia kohtades, kuhu muidu võib-olla ei satuks. Okei, Martin Kaskla siis minu nimi ja tutvustan põgusalt siis, kuidas me ArcGIS-i võimalusi Krenni igapäevatöös rakendame. Et teeme kohustuslikud slaidid kõigepealt ära, eks konteksti loomiseks, et mis elukas see Krenn üldse on, et me põhitegevus on soojuse tootmine ja jaotus ning elektrienergia tootmine ning kaugjahutust toodame ja jaotame ka siis. Ajaloo poolelt sai Krenni algus Krenn sündis 2021. aastal, kui Fortum oma Baltikumi kaugkütte businessi maha müüs ja siis sellest ajast peale oleme Baltikumis laienenud ning sisenenud ka UK Suurbritannia turule. Eestis on meil põhiliselt 4 kohas tootmine ja võrgud. Pärnus, Viljandis, Tartus ning Kohtla-Järve ja Jõhvi Ahtme piirkonnas. Tallinnas on meil selliste kontor, kus põhiliselt on siis grupiüleste funktsiooniga inimesed töötamas. Ise olen hariduselt soojusenergeetik, Krennis juba pea 10 aastat, juba 10 aastat tegelikult. Lisaks KIS-i teemadele tegelen ka võrgu hüdraulika, arvutuste ja energiasüsteemi modelleerimise ning siis tarbimise andmed selliste väikestuse töötluse ja analüüsiga. Ja nüüd põhiteema, ehk siis ArcGIS. Kui me räägime nagu Krenn Eestist, siis see on Pärnu ehk siis ettevõtte nimi, aga see tähendab põhimõtteliselt Pärnu. Mina räägingi põhiliselt Pärnu kogemusest ja Pärnus me siis eelmisel aastal võtsime kasutusele ArcGIS-i lahendused, varem kasutasime GIS-i lahendustena Trimble-Nissi. Aga nägime, et ArcGIS nagu vastab paremini meie nagu vajadustele ja arengu nagu suunal. ArcGIS-iga me kogume muidugi ruumi andmeid, haldame neid ArcGIS Pros, siis koostame plaane võrgu laiendamiste ja rekonstrueerimiste kohta. Meil on erinevad veebikaardid ja dashboard siis statistika kuvamiseks ning ka välitööde selline rakendus, kus praegu siis on meil soojussõlme hoolduste ja muude tegevuste selline kaart, veebikaart ja siis field map siis ka nagu kaardid, kus me saame siis nagu neid töid teha ja klientidele siis ka akte jagada pärast seda, et mis nagu tehti ja sellist asja. Ning see on tegelikult AlphaGIS-i koostööpartneri HNIT Baltiku poolt loodud lahendus nagu InMap, selline varahaldus lahendus veebipõhine. Krenn Viru ehk siis Kohtla-Järve Jõhvi piirkonnas on ArcGIS pikemalt aeg kasutusel, aga seal põhiliselt et on kaardid, koguvad ruumi andmeid ja lihtsalt haldavad, näevad oma andmeid ja infot sealt, et nad
seal on põhiliselt nagu kaardid ülevaateks. Gren Viljandi siis ülemineku siis Arcgisile lõpetame selle aasta, hetkel pooleli olev projekt. Nemad olid varem, siis neil oli AutoCADis oli kogu võrguinfo. Gren Tartu osas ei ole täpselt plaani paigas, see on veel selgumisel, aga järk-järgult on eesmärk viia kõik Greni nii-öelda üksused Arcgisi platvormile. Täna, nagu ma ütlesin, räägin põhiliselt Pärnu lahendustest ja üritan näidata ka ühte siis demo nii-öelda, kuidas meil siis igapäevaselt me siis nii-öelda Field Mapsi ja veebikaarte koostöös kasutame. Kui järjest minna, siis ruumiandmete kogumine ja haldus põhimõtteliselt Arcgis Proga sisestame DVG-dest teostusjooniseid ja siis meil siis tehnilist infot, tehnilise info, mis me ise siis nagu nii-öelda sisestame atribuutidena, hoiame siis nende peal ja saame seal vaadata kokkuvõtet ja nii edasi. Siis võrgu laiendamise, rekonstrueerimine, planeerimine, et seal teeme samuti Arcgis Proga selliseid eskiise ja jooniseid, koostame lähteülesandeid projekteerijatele, ehitajatele, arendajatele ning ka ütleme, kasutame neid jooniseid siis investeeringute paremaks planeerimiseks ja otsuste tegemiseks. Veebikaardid ja dashboard, eks ülevaate saamiseks meie nagu võrgust ja tarbijatest ja ütleme, hetkeseisust. Dashboardi screenshot. Ning siis jõuame sinna demo juurde vaikselt, kus siis ütleme, näitangi juba seda lahendust, et lähme korra siit välja ja Teams jäi käima panemata. Nii. Okei, see on siis meie nii-öelda veebikaartide aplikatsioon Experience Builderiga loodud. Siin näeme laivis siis ütleme hetkeseisu võrgust, rohkem statistikat siit dashboardina saab filtreerida erinevate parameetrite järgi. Siis hea rakendus on kõrgusprofiilide vaatamiseks, kus on võimalik siis nii-öelda torustike sügavust näha, ilma et me peaks teostusjooniseid avama. Suhteliselt täpne ja laialt kasutust leidnud. Siis näeme nii-öelda piki profiili, kuidas torustik kulgeb, kui sügaval see on. Ja siis teised need nii-öelda siis lehed on meil siis juba siis nii-öelda välitöödega seotud. Ehk siis aktide nii-öelda haldamine käib läbi selle. Me teeme soojussõlmede arvestite juures siis mingid töid, kus meil siis tehnikud käivad, kontrollivad, vahetavad arvesteid selle kohta siis koostavad akte, mis tuleb saata klientidele ja siis ka nii-öelda meile, et meil jääb märk maha. Ja iseenesest on lihtne, nagu siin täna on juba näidatud ka seda Field Mapsi ja Survey'ga, siis meil on samamoodi, et me loome siit
Pärnu randa näiteks tegin sellise mõnusa soojussõlme. Praegu on külm, sinna on kindlasti vaja sooja. Määran siit ülesandele seisundi uus, määran töötaja. Võin määrata, mis tegevus vaja teha on, aga ei pea, võin jätta lahtiseks. Kirjutada märkuseid siia näiteks, kirjutame, et telefoninumber on seal mingi selline ja siis saadame ta nii-öelda field maps'i. Ja kui me nüüd field maps'i avame või ütleme tehnik siis avab, siis pean selle laedima uuesti. Näha just. Siin on näha, sinisega on uus nii-öelda tegevus. Vajutame peale, näeme uus, mis on tähtaeg, kes peab tegema mingid kommentaarid. Siis saab vaadata tarbija infot ja siis nii-öelda siis erinevaid siis neid aktide tegemisi algatada. Kui me algatame siit näiteks selle energiamõõturi näitude tegemise paigaldamise akti, siis tuleb see serviga koostatud vorm lahti, mingid väljad on eeltäidetud siin olemasoleva energiamõõturi kohta näiteks ja siis saame hakata sisestama siia andmeid uute kohta ja kui on sisestatud, lõpetatud, siis vajutame submit. Näeme, läks roheliseks, töö on tehtud ja nüüd ta on nähtav ka veebikaardi pealt. Taustal jookseb, serviga genereeritakse PDF ja siis taustal jookseb skript, mis saadab e-maili kliendile ja meile CC. Kohe ma seda e-maili ilmselt ei saa teile näidata, sest et see jookseb iga 5 minuti tagant. Meil ei ole vaja teda nii-öelda koheselt saata, aga kui ma siia peale vajutan ja siis on näha ka teisi akte, mis siin tehtud on, kontrollakt siin midagi ja nüüd on seesama nüüd, mis ma just tegin, on ilmunud juba tegelikult siia. Kui ma selle avan, siis on selline dokument, mis läheb kliendile allkirjastamiseks ja meil endale kas jääb nii-öelda arhiivi. Siis meil on selline ülevaateleht nendest samadest aktide tegemisest, et kus on tehtud, kui palju on tehtud, mis perioodil saab filtreerida töötajate järgi, tähtaegade järgi ja nii edasi. Ja siis teine süke, mis on eraldiseisev sellest aktide tegemist, on meil sellised regulaarsed hooldused teatud sõlmedes, kus siis inimesed peavad käima mingi teatud ajavahemiku tagant ja sõlmedes mingid teatud tegevused ära tegema, et siin on siis nii-öelda vastavalt sellele määratud intervallile teatud kohtades siis tulevad tööd filmib siis nähtavale ja samamoodi monitooring. Kõik tekivad siia tabelisse, saab samuti filtreerida. Punasega on kuskil, siis on mingid vead. Näiteks siin, kui me vajutame koha peale ja tahame näha, mis seal probleem oli, tavaliselt saab sinna märkuse kirjutada, siis siin on näha, et muu viga ja regulaator ei tööta, siis sellele saab vastavalt mingid siis nii-öelda tegevused järgnevad siis kontoris ja tehnikute ja selle hooldustiimi poolt. Ja see on põhimõtteliselt sellest, mis meil nagu veebis kasutusel on kõik. Lähme korra tagasi esitluse juurde. Nii. Lõpetame pidulikult ära ka. Eks praegu on meil ka mõningad sellised käimas olevad arendused, ehk siis
me seda olemasolevat välitööde rakendust natuke täiustame, et seal on teatud puudused, teeme seda mugavamaks ja paremini kasutatavaks, siis meil on kavas, tegelikult selle aasta lõpuks peaks valmima katkestuste planeerimise ja siis haldamise kaart, kus me saame, läbi mille me saame siis soojuskatkestusi planeerida, saata ka klientidele teavitusi ja nii-öelda hallata seda katkestuste maailma sealt, selle asemel, et lihtsalt nii-öelda käsitsi paberiga viida neid dokumente edasi ja siis pärast otsida seda nii-öelda kuskilt registritest mingit statistikat, palju meil mingi aasta katkestus oli ja nii edasi. Servituutide andmekihti loome praegu siis andmebaasi. Aga tulevikus on siis oleks plaan siis välitööde siis see rakendus laiendada siis ka muudele võrguobjektidele, et seal torud, kaevud, ventiilid, andmesisestuse automatiseerimine, kindlasti see teostusjooniste sisestamine on praegu päris palju käsitööd, integratsioon teiste võrguvaldajatega andmevahetusteks, samamoodi Pärnu linnavalitsusega. Kuigi praegu Pärnu linnavalitsusega me tegelikult me saame sealt nii-öelda nagu tehnavõrkude kaardi, me tänu sellele saame oma tegevusega paremini planeerida, et mis nagu on, me näeme, mis on nagu maa sees, me saame selle võtta taustaks endale. Aga seal on kindlasti ka parandamisruumi ja eks need arendused ei lõpe, et kindlasti selle utility networki peale liikumine, igasugused trace'id, asjad ja nii edasi, et see andmete ja just see, ma olen veendunud, et see on andmete kvaliteedi nagu, kui sul on hea andmete kvaliteet ja see potentsiaal on selle ArcGIS-i nagu kasutamisel tohutu, ja mida nagu targemalt ja edukamalt me nagu suudame need andmepõhised otsuseid teha, seda edukamalt me ilmselt ka oleme. Ja tänan teid, tänan AlphaGIS-i kutsumise eest.